Pealkiri on siis täna õhtul meil sõltuvused, keha ja kaal läbi Practical Consciousness meetodi. Ja kui me nüüd ajas tagasi kerime ja lähemegi liikuma sealt, kuidas Aigi on jõudnud täna sinna, kus ta on ja kuidas ka teie saate mõningaid tehnikaid kasutades võib-olla nagu sellist sisemaailma taipamisi avardades, lisades ka endale midagi taolist pakkuda. Kõigepealt küsingi Aigi käest. Nüüd annan teatepulga üle Aigile. Kuidas sa oled jõudnud sinna, kus sa nagu täna oled ja mitu puida soola sa oled pidanud ära sööma? Mis on sinu elu kõrghetked ja loomulikult ka langused, sellepärast et ei ole ju ilma kõrghetkedeta langusi ega langusi ilma kõrghetkedeta. Annangi teatepulga üle sulle. Tere, Aigi! Tere õhtust, Terje! Ja aitäh, et sa korraldad seda kohtumist siin ja tervitan enda poolt ka kõiki, kes praegu Terje kursusel osalevad ja ka kõiki teisi, kes on tulnud uudistama siis seda teemat söömisest, sõltuvustest, kehast ja kaalust. Ja võib-olla siis tõesti see põhjus, miks mina siin täna olen, Terje juba natuke mainis ka, on see, et see soolakott oli 30 aasta pikkune. Ütleme niimoodi, et 30 aastat minu elust siis möödus söömissõltuvuse küüsis. Ja miks ma räägin sõltuvusest? Sõltuvus võib-olla on natuke selline karm sõna, võib öelda ka lihtsalt halb harjumus, aga sõltuvus on see, kui see halb harjumus mõjutab kehvasti mitut eluvaldkonda, mitte ainult tervist, vaid ka suhteid, meeleolusid ja ka rahakotti. Et kui on selline halb harjumus, mis läbivalt kõike kogu elu kehvasti mõjutab, siis võib seda küll minu kogemuse põhjal julgelt nimetada sõltuvuseks. Eriti veel siis, kui sellest ise lahti ei saa ja eriti veel siis, kui seda sõltuvust praktiseerida ei saa ja see teeb kehva enesetunde. Nii et võib-olla siin on inimesi, kellele see olukord on tuttav. Pihta hakkas see kõik mul siis juba lapsepõlves, ma ütleks nii, et pool lapsepõlve ei olnud mingit söömisprobleemi, mingit söömisteemat. Ühel hetkel lapsena ma avastasin, et toidu abil on võimalik ennast kuidagi tuimaks teha mingitele olukordadele, võtsin selle kasutusse ja eriti hulluks läks asi siis juba teismeeas ja varajastes 20-ndates, kui ma hakkasin ka tegelema saatejuhtimisega, õhtujuhtimistega, ürituste korraldamisega, võib-olla ka selliste nagu tegevustega, kus pidevalt tundus, et ma pole piisav, äkki peab olema parem, peab parem välja nägema ja nii edasi, et siis see juba olemasolev söömisprobleem võimendus ja loomulikult esimene asi, mis siis inimene teeb, kui ta märkab, et söömise tõttu tuleb kaalu juurde, hakkab piirama ennast, dieete pidama. Kõik, kes on dieedil olnud, teavad, mis paisu tagant tegelikult oma aega ootab, kas murrab ise välja dieedist või sa lased selle paisu taga oleva asja välja, et iga dieedile järgnevad söömasööstud tavaliselt nende inimeste puhul, kellel ei õnnestu dieedil püsida. Ja selle kõige siis sellise triangli tagatipuks kujunes minul välja ka söömishäire ehk bulimia. Väga paljudel inimestel see nii kaugele ei arene, mis on väga tore, aga mõnel juhul areneb ja oma elu jooksul olen ma olnud kuskil 2-3 korda ka 20 kilo ülekaaluline. Ja lahendust sellele asjale ma hakkasin otsima suhteliselt hilja. Ma olin siis juba 30-ndates ja tegelikult elasin sel ajal Ameerikas, LA-s. Ja loomulikult, kui ma avastasin, et dieedid ei tööta, siis järgmine loogiline samm oli teraapiad. Teraapias saab rääkida, kuidas sul selle teemaga on, saab võib-olla mingid võtted, igal juhul saab seal võib-olla parem arusaamise, miks sul see on, kust see on tulnud, millega see seotud on. Aga kuna see tõi palju leevendust, aga ta nagu ei elimineerinud seda probleemi. Nii et selleks ajaks, kui ma olin juba New Yorki kolinud, oli asi tegelikult päris karm. Söömishäire või söömissõltuvus hakkas takistama mul ikka päris korralikult neid tegevusi, mis ma elus tahtsin teha. Ja ma olin siis niivõrd meeleheitel, et olin valmis minema ka
sellesse programmi, mida filmides aeg-ajalt näeb, need on need 12 sammu sõltuvustest paranemise programmid. New Yorgis on see väga tugev, ka anonüümsed ülesööjad, kuhu kuuluvad siis kõik ülesööjad, söömasööstudega inimesed, pidevad sööjad, buliimikud, anoreksikud, ortoreksikud, kõik, kellel on söömisega mingisugune psühholoogiline probleem. Nii, ühesõnaga, ja seal programmis ma sain nii-öelda söömise mõttes kaineks, aga sellel olid siis oma tingimused. Suhkrut süüa ei tohtinud, sest see vallandaks söömishoo. Suuri portsjone süüa ei tohtinud, sest see vallandaks söömishoo. Öösiti, õhtuti, ebaseaduslikel aegadel süüa ei tohtinud, sest see vallandaks söömishoo ja nii edasi, et piirid olid selged, piirid olid konkreetsed ja nii kui sa piiridest välja astud, siis oma riisikol. Keegi ei garanteeri sulle mingit nagu kainust, kui sa nendest piiridest ise välja astud. Ja ma vaatan korraks, siin on üks kommentaar tulnud. Heli pole kuulda. Võib-olla Terje saab vastata sinna, aga teised vist kuulevad. Nii, ühesõnaga, ehk see programm lubab, et sa saad oma elu ohjesse, saad selle metslase enda sees ohjesse, kui sa jälgid neid ja neid ja neid ja neid asju väga truult. Ja mina sain ka oma elu ohjesse. 2-3 aastat ei olnud mingit probleemi, aga ma ei tohtinud enam kunagi suhkrut süüa, üle süüa, ebanormaalsetel aegadel süüa ja nii edasi. Kõik oli paigas. Nii. Aga kuna ma elasin New Yorgis ja New York on selline linn, kus kõik juhtub kohe ja kui sa midagi tahad, sa saad selle kohe ja ei ole sellist asja, et ei saa või ei ole võimalik, siis ma ikkagi hakkasin otsima sellist lahendust, et mis mõttes, et ma ei tohi enam kunagi suhkrut süüa, mis mõttes, et ma ei tohi jõulude ajal natuke rohkem süüa, mis mõttes ma ei saa sellest kunagi lahti, me elame kaasaegsel ajal, no kuidas nüüd siis ei ole võimalik sellest üldse, et ühesõnaga, ma nagu ei leppinud sellega, et sellest ei saa üldse lahti. Ja ma tegelikult leidsin alles Eestisse tagasi tulles, leidsin Practical Consciousness, vanasti see oli teadliku muutuse kunsti nime all, leidsin Practical Consciousness meetodi, mis on Eestis loodud. Ja selle abil ma lõpuks vabanesin mitte ainult söömissõltuvustest, vaid ka muudest jamadest, mis mul olid korduvad, näiteks pidevalt, mitte pidevalt, aga aeg-ajalt langesin päris pikkadesse depressioonidesse. Mul oli kindlasti töönarkomaania, töötasin üle ja põlesin ka mitu korda läbi. Ja lisaks oli mul tegelikult esinemishirm, olgugi, et ma esinesin päris palju ka töö mõttes sel ajal, aga mul oli see hirm ikkagi alati nii, et mineste või ära. Ja suhtesõltuvus oli mul ja ühesõnaga probleemide nimekiri ei olnud väga lühike, aga ma kuidagi majandasin oma elu niimoodi kogu aeg ära, et ma päris nagu põhja ka ei langenud, et selles mõttes õppisin siis nende probleemidega elama, nagu öeldakse. Nüüd, kuna ma siis selle meetodi abil sain täiesti lahti söömisprobleemist ja veel rohkemast ja minu elu selles mõttes muutus toredaks, mingit söömisprobleemi, kaaluprobleemi, ma ei mäletagi, millal üldse viimati oli, aga kui ma vaatan nagu ringi ühiskonnas või aeg-ajalt näen lehtedes, on ikka kirjutatakse, kuidas seal ühel sportlasel oli bulimia ja karjäär lõppes varakult või kuidas keegi teine paljulubavate professionaalsete omadustega inimene sel põhjusel, näiteks bulimia põhjusel kaotas töö ja nii edasi, et kui ma näen, et teades, kui lihtne tegelikult sellest on vabaneda, lihtsalt pole olnud neid võtteid ja millist nagu hävitustööd see probleem inimestega teeb, siis ma nagu tundsin, ma nüüd ei saa öelda missioonitunnet, aga ma tundsin, et ma ei saa seda nagu enda teada jätta. Ja siis meetodi väljatöötaja Ingar Villido pakkus, et ma võiksin hakata seda õpetama inimestele, kellel on söömisprobleemid, aga ma läbisin ka aastapikkuse koolituse, et seda meetodit edasi õpetada siis kõigile, kes on huvitatud. Ja täna, ma ütleks niimoodi, et tegelikult igaüks meist, kes me siin täna oleme, tõenäoliselt võiks kirjutada raamatu õigest toitumisest. Aga miks me siis seda ei suuda teha, miks me ei suuda oma kehast niimoodi hoolitseda? Ja miks on üle poolte inimeste maailmas õnnetud, sest nad ei suuda kuidagi oma kaaluprobleemi ohjesse saada?
et täna siis ma võib-olla keskenduksingi nendele teemadele, et kuidas me tavaliselt seda söömisprobleemi lahendame, miks see lahendus ei tööta või ei ole siiani töötanud, mis siis saab, kui seda probleemi ei lahenda ära ja mis siis tegelikult on võimalik, et mis tegelikult lahendusena on võimalik ja millest võiks alustada. Aga enne ma siis tegelikult räägiks ühe sellise loo ja see lugu näitab seda, et millega me tegelikult silmitsi oleme, et kui vahel öeldakse sööjatele, et no mis söö vähem või mis sa sööd neid asju, ära söö neid asju. Et see lugu kirjeldab seda, millega me silmitsi seisame ja miks ei ole võimalik lihtsalt vähem süüa või mitte süüa mingeid asju, nagu meile soovitatakse. Nii, ühesõnaga, ma olin siis olnud 2-3 aastat seal sõltlaste programmis kaine ja kainus on seal hästi oluline, see on nagu kõige olulisem asi, sest kui sa selle kaotad, siis sa oled üksi tänaval nii-öelda tagasi. Sul ei ole mingit tuge, sa pead nullist alustama ja hakkad oma neid kainuspäevi nagu nullist lugema, nii et mina ka hoidsin oma kainust väga kiivalt. Kaal oli normaalne, elu oli kontrolli all, sõltuvus oli kontrolli all. Ja tavaliselt, kui see juba aastaid kestab, siis kipub ikkagi tekkima selline tunne, et ma olen sellest nagu lahti saanud. Ja hakkadki ütlema, et ma olen sellest üle saanud ja lahti saanud ja nii edasi. Ja siis juhtus selline asi, et ma läksin reisile väikse seltskonnaga. Need ei olnud sellised kõige lähemad sõbrad, natuke nagu kaugemad sõbrad ja hästi kaugele läksime reisile. Ja see seltskond, no nad olid magusahullud, nad sõid iga nurga peal, kus midagi magusat pakuti, nad nagu sõid kogu aeg magusat. Ja vähe sellest, nad olid gurmaanid, nad sõid nagu igasuguseid toite, igasugustes kogustes, igasugustel kellaaegadel kogu aeg. Ja mina olin siis see, mis see siis valgevares öeldakse, vist valgevares, kes ei tohtinud süüa seda, teist ja kolmandat, kes pidi sööma teatud kellaaegadel ja nii edasi. Ja tead, ma ütlen ausalt, see pinge nagu hakkas üle mõistuse minema, hakkas üle pea kasvama. Ja lisaks veel ka, mitte nii väga lähedased inimesed, natuke kaugemad sõbrad, et ikkagi teistsugused inimesed, ühesõnaga pingeid jagus, ütleme siis niimoodi. Pingeid jagus ja millega see kõik kulmineerus, kui meie teed läksid lahku, nemad jäid sinna edasi, mina läksin lennukiga, tulin koju. Ma läksin lennujaama, kui ma lõpuks sain olla üksi, läksin lennujaama, ma läksin otse šokolaadipoodi, ma ostsin sealt riiulit kohe siukse krõbiseva läbipaistva kilepakendiga terve koti šokolaadipalle, ma istusin esimese pingi peale maha, mis pärast seal poodi leidsin, tegin selle kotti lahti, sõin kõik šokolaadipallid ära ja kuidagi ähmaselt sain aru, et tegelikult ma praegu nagu purustasin oma selle kainuse. Ja tavainimese jaoks võib-olla aega, et kotitäis šokolaadi ära süüa või chipse või mida iganes on okei. Aga kui kellelgi on söömissõltuvus, siis ta teab, et üks selline tegevus alustab siukse allakäiguspiraali. Naaseb vaikselt tsüklisse minek ja vahel öeldakse, söömissõltuvus, see pole midagi, see on nii ohutu. See ei ole nii väga ohutu, lihtsalt näiteks buliimikud võivad surra südamerabanduse kätte, lihtsalt süda ei pea vastu sellele tegevusele. Sõltlaste programmis kohtusin mitmeid inimesi, kelle sugulased olid ennast surnuks söönud, sest teatavasti inimese organid teatud määral suudavad vastu võtta, aga ühest küljest enam piir ei pea. Ja need on võib-olla drastilisemad juhtumid, aga kõige tavalisem on see, et inimene, kellel on aastakümneid söömisprobleem või on emotsionaalsetel põhjustel söömine, siis mis juhtub on see, et keha saab kogu aeg rohkem toitu, kui tal on eluks vaja. Ja ta peab selle toidukogusega hakkama saama, ta peab selle kuidagi ikkagi ära seedima, pluss veel kõik need ained, mis kõik ei olegi toiduained, et toimub selline järk-järguline tervise nagu õõnestamine. Kuni võib-olla eluiga lihtsalt jääb lühemaks, kui muidu oleks võinud olla. Nii et see ei ole väga selline süütu teema, see söömisprobleem. Nüüd, aga seda ma ütlen ka oma kogemusest, et olles söömisprobleemi keskmes, selles tsüklis on söömissõltlasel tavaliselt täiesti ükskõik, mida see tema tervisega teeb. Sõltlane on sõltlane, ta tahab ainult oma aineid saada. Nii, ühesõnaga, mida me siis tavaliselt teeme, et seda lahendada? Kuidas me tavaliselt seda olukorda lahendame? No esimene on ikkagi dieet, mingi dieediprogramm, mingisugune selline toitumisrežiim. Aga vaadake, kui huvitav. Tegelikult
dieet on keha jaoks, dieet on füüsise jaoks, aga see, mis meid sööma ajab, see ei ole ju organism. Need on mõtted toidust ja emotsioonid toidu osas või oma eluolu osas. Et see on see, mis meid ajab sööma. Ja tavaliselt me sööme ju selleks, et juhtuks mingisugune muutus. Kas et rahuneda, et leevenduks mingi probleem või hoopis turgutada, mõjutada, inspireerida ennast, et tekiks parem tuju. Ehk me oleme hakanud kasutama toitu, mis on tegelikult keha jaoks, me oleme hakanud kasutama seda oma mõtete, emotsioonide reguleerimiseks. Et tunda ennast sisuliselt, mängu nimi on, et tunda ennast paremini. Ja siis me loodame, et kui me läheme dieedile, siis see dieet rahustab selle psühholoogilise osa maha. Aga tegelikult iga dieedipidaja teab, et dieet ajab selle psühholoogilise osa tagajalgadele. Algus me suudame seda võib-olla ohjeldada, siis see hakkab perutama, lõpuks anname järgi, surve läheb liiga suureks ja see on põhjus, miks dieedid ei tööta. Dieet töötab keha jaoks, puhastab keha, toidab keha, aitab kaalu langetada, aga dieet on hambutu selle psühholoogilise osa ees ja valdav osa nendest inimestest, kellel on söömine seotud psühholoogiaga, mitte ainult kehaga, nende jaoks ongi see mitte kehaline, vaid psühholoogiline probleem. Nüüd ma toon lihtsalt sellise näite, et ütleme, et sul on arvuti, eks. Arvuti jookseb kokku või peksab segast, viskab mingeid imelikke numbrikombinatsioone sulle ekraanile. Sa ju tead siis, et asi on natuke sügavam kui see, et tolmune on arvuti. Ehk see, et sa tõmbad tolmulapiga arvuti puhtaks, ei paranda arvutit tavaliselt või üleüldse sellisest probleemist ära. Et see tõttu on söömisega sama, et asi ei ole isegi toidus ega kehas, nagu ma ütlesin, me kõik võime kirjutada raamatu sel teemal, kuidas on õige toituda. Vaid asi on just selles psühholoogilises osas ehk meie endi mõtetes ja emotsioonides, söömise osas, oma elu osas ja nii edasi. Ma toon lihtsalt mõned näited. Näiteks võib-olla sul on natuke teistsugused, aga võib-olla sul on tuttavad sellised nagu emotsioonid ja mõtted. Õudselt tahaks süüa, nii hea kook, tahaks rohkem. Mul on vaja tulekustutit, andke mulle suhkrut. Või siis, et nõme on olla, sööks midagi, igav on, tahaks midagi head, õhtul tahaks süüa, öösel tahaks süüa, kogu aeg tahaks süüa, miks ma süüa ei tohi, teised söövad, mina ei tohi ja nii edasi. Et vaata korraks, et kas need mõtted, mida ma väljendasin ja need emotsionaalsed seisundid, kas need tulenevad organismist või need tulevad ikkagi sinu enda mõtetest ja emotsioonidest. Et kas see on organism, kas see on sinu bioloogiline osa füüsis, mis niimoodi reageerib, või need on ikkagi sinu enda mõtted ja emotsioonid. Ja küsin korraks nii ka, et kui nende mõtete ja emotsioonide tasandil mitte midagi ei muutu, mitte kunagi, kas siis olukord saab muutuda, kas on üldse lootust, et sa saaks sellest söömisteemast rahu? Sest keha on meil siin peksupoisi rollis, keha on see, kes selle lõivu kinni maksab. Emotsioon tahab süüa, nii hea, või siis mõte ütleb, elu on nõme, igav, midagi huvitavat elus ei ole, lähed õhtul koju, no mis sa ikka teed, vaatad telekas, on ka igav, ikkagi sööb. Kui sa, ma ei tea, kas keegi teist on vahel proovinud telekat vaadata ilma toiduta. No selge see, et toiduga on palju põnevam. Ilma toiduta nagu polegi midagi vaadata. Toiduga võib juba 11 vaadata telekast. Nii et ühesõnaga, keha on siis see, kes selle toidu endale sisse saab, peab ära seedima ja just sel põhjusel ei saa dieeti kasutada selle psühholoogilise osa puhastamiseks või parandamiseks, sest dieet toimib just nimelt täpselt ainult keha jaoks. Nüüd natuke statistikat. 80% dieedipidajatest ei suuda kaalu langetada ega saavutatud tulemust hoida. Miks? Sest dieet ei paranda seda psühholoogilist osa. Ja dieet ainult reguleerib
puhastab, toidab, langetab kaalu, aga kust see ülekaal tuleb? Mis paneb meie keha niimoodi sööma, sest käed on ju need, mis toidu võtavad ja suhu panevad, kes sõi võileivad ära, kes sõi paki tühjaks. Kas keha üksinda, et meil on mingi niisugune koduloom kodus, mis ise läheb sööb, või ikkagi tekivad teatud olukordades teatud mõtted, teatud emotsioonid, natuke kaalutled, mõtled ei lähe, siis mõtled, et täna lähen. Ei olnud ju keha see, kes otsustas, sa ise otsustasid oma mõtete ja emotsioonide abil. Nüüd küsin korraks perspektiivi kohta, et kas seda võitlust on võimalik võita, kui see kestab sul elu lõpuni? Ütleme, et oleneb nüüd, eks, igast ühest, minul kestis see 30 aastat, võib-olla mõnel on kestnud 5 aastat, võib-olla mõnel on paar aastat, mõnel võib-olla 40 aastat. Et kui see võitlus kestab sul elu lõpuni, esiteks, kas seda on võimalik võita? Või sa ühel hetkel, nagu oli ka juhtumas minuga, lepid sellega, et oledki ülekaaluline. Oled 20 kilo üle, oled 10 üle, oled võib-olla 5-6 kilo ülekaalu, üle normaalkaalu, võib-olla 30 kilo ülekaalu, lihtsalt lepid sellega, sest hammas ei hakka peale. Nüüd, isegi kui sa sellega lepid, nagu ka mina tegin üks vahe, siis see ei muuda fakti, et ülekaalu tõttu jäävad teatud asjad elus tegemata. Näiteks need asjad, mida sa muidu oleksid saanud teha, enam ei saa teha. Ma ei hakka võib-olla väga palju näiteid tooma, kui raske on juba kingapaelu kinni siduda, kui kõht jääb ette ja nii edasi, need on väiksed asjad. Aga näiteks lastega möllamine, kui sa lihtsalt sa ei jaksa, sul on lihtsalt nii palju seda massi peal, et sa jaksad teha ainult teatud tegevusi. Teisalt tuleb väga palju lisategevusi juurde, mida sa võib-olla meelsamini üldse ei teeks. Ja ma räägin jälle enda kogemusest, mul olid põlvevalud, seljavalud, puusavalud ülekaalust. Ma küll ei jõudnud ravimiteni, aga kui see oleks jätkunud, siis ma oleks pidanud hakkama sööma mingisuguseid ravimeid, sest füsioloogia on pidevalt häiritud. Sellega kaasneb loomulikult enneaegne vananemine, sest organism on ju pidevalt kurnatud. Nii et kui selles osas, mis paneb niimoodi sööma psühholoogilisel tasandil midagi ei muutu, siis see probleem ka ei muutu. Et maksimum, mida ma olen kuulnud, mida inimestel õnnestub teha, on ta kuidagi mingite võtetega kontrolli alla saada, nii et sa jääd elu lõpuni kontrollima, aga sa lähed sellest pingesse, oled võib-olla selline nagu vemmal teistele, eks ei ole väga meeldiv seltsiline, kogu aeg kontrollid seda oma probleemi või asendad ühe sõltuvuse teisega. Näiteks New Yorgis seal söömissõltlaste programmides alkohoolikud asendasid selle magusaga. Kui sa läksid anonüümsete alkohoolikute korraldatud peole, siis seal olid Coca-Cola, tordid, küpsised, kommid, pitsa, chipsid. See oligi kõik, laud oli nii kaetud, mida siis ülesööjad pidid seal tegema. Nii et üks variant on asendada üks sõltuvus teisega, aga veel parem oleks, kui saaks sellest täitsa lahti. Nüüd ma ütlen korraks veel seda ka, et kellel on tuttav sellised asjad nagu söömasööstud või oled korralik ja järsku läheb käest ära, mis nüüd siis juhtus? Et siis see osa inimeses või nagu ütleme siis meiesugustes, mis niimoodi tahab süüa, see on nii metsik, et seda võib mõneks ajaks kontrolli alla saada, kas on sama hea, kui sa bullterrieri seod juuksekarvaga oma kuuti kinni. No varem või hiljem ta teeb naksti ja ongi kõik ja oledki juba üle söönud ja söömasööstude käes ja nii edasi. Et selles mõttes juuksekarv ehk dieet ei saagi aidata, see ei olegi selleks mõeldud. Dieet ei ole mõeldud selleks, et ohjeldada psühholoogilist osa. Mis siis psühholoogilist osa võiks ohjeldada? Maailmas ei oleks pool elanikkonnast ülekaaluline, kui täna oleks see meetod olemas olnud. Meil ei oleks inimesi, kes maadlevad söömisprobleemiga, kui see meetod oleks olemas olnud, sellist meetodit ei ole olemas olnud. Nüüd Eestis on, nagu ma alguses mainisin, välja töötatud meetod Practical Consciousness. See on täna siit levinud juba ka maailma, õpetatakse 7 erinevas riigis. See ei ole küll loodud sõltuvuste jaoks, vaid üleüldse igasuguste harjumuslike, automaatsete harjumuste, käitumisharjumuste lahtivõtmiseks. Meetodi töötas välja Ingvar Villido,
ta lõi selle oma 30-aastase uurimus- ja õpetamistöö põhjal ja algselt ta lõi selle oma joogaõpilastele, sest ta avastas, et mis inimesi elus tagasi hoiab ja mis ei lase neil juurdunud harjumustest vabaneda, ongi need samad asjad, automaatsed emotsionaalsed reaktsioonid mingile tegevusele, mõtted ja lisaks ka selline võib-olla treenimata teadvustamine, et sa ei saagi aru, millal sa oled mõtete ja emotsioonide küüsi sattunud. Need on kõik need olukorrad, kus sa tahtsid parimat, tahtsid teha õigesti, aga ei suutnud teha õigesti, sest miski sinus pani sind tegema teisiti, isegi kui sa tead, et tagajärjed on korduvalt ja korduvalt olnud halvad. Nii et tema siis töötas välja väga täpselt toimivad tehnikad, sellised sisemised võtted ja suur osa neist, eriti just nende tehnikate selline nagu baasmaterjal on nüüd uues ingliskeelses raamatus, mis äsja just aprillis ilmus, selle nimi on Practical Consciousness, ma tõlgin selle teise osa eesti keelde, see on vabanemine emotsionaalsetest sõltuvustest, et elada rõõmupüllesemat elu. See raamat on saadaval Amazonis, ükskõik millises Amazonis ingliskeelsena, aga ka Lilleoru e-poes saab osta, sest kõik ei taha osta Amazonist ja eesti keeles on see raamat ka ilmumas, mitte nüüd küll kohe-kohe, aga õige varsti. Ühesõnaga töö selle kallal on alanud. Miks ma sellest räägin, on see, et raamat sisaldab 14 tehnikat, sealhulgas emotsioonide vabastamise tehnikad. Ja Practical Consciousness meetod iseenesest on palju laiema kasutusega kui ainult söömisega seotud emotsioonide vabastamiseks. Lihtsalt paari sõnaga lühidalt, kuhu nagu on võimalik välja jõuda kogu selle meetodi kasutamisega. Ühesõnaga on võimalik korda teha emotsionaalne ja mõtteline osa, vabaneda nendest psühholoogilistest reaktsioonidest, vahet ei ole, kas toidule, mõnedel inimestel on suhted nässus, mõnel on rahaasjad nässus, mõnel on kolleegidega suhted nässus, mõned ei saa oma vanematega läbi, lastega läbi, mõni ei julge tänavale minna, sest on paanikahood. Igasuguseid teemasid on inimestel tänapäeval nii palju ja muide, üks huvitav asi on see, et tegelikult me elame ajastul, kus on iial pole olnud rohkem psühhoteraapilisi meetodeid, üle 400 on neid olemas nüüd tänaseks päevaks ja iial ei ole olnud rohkem ravimeid turul igasuguste psühholoogiliste probleemide hulgas ja psühholoogilised probleemid ainult kasvavad, et kuskil on käärid, kuskil on midagi vajaka. Et üks osa siis sellest meetodist on oma psühholoogiline osa korda teha, sest kõigil on midagi, mis päriselt nagu ei funka või tekitab segadust alguses elus ja siis teine potentsiaal või võimalus on võtta rohkem kasutusele sellised omadused, mida peetakse ainult välja valitute osaks, näiteks inspiratsioon, intuitsioon, taipamised, parem teadvustamine, tegelikult need kuuluvad iga inimese tööriistakasti, me lihtsalt pole õpetatud neid kasutama ja selle tulemusel on siis võimalik oma elu muuta selliseks, et terve elu on nagu leiab aset pidevas sellises sujuvuses. Vahel öeldakse selle kohta vooseisund. See on selline, kus ei ole takistusi teel. Kõik, mis sa teed, laabub, laheneb, isegi kui on väljakutsed, takistused, sa leiad kiirelt väljapääsu, liigud edasi, et sa ise ei muutu enda kõige suuremaks takistajaks, mis on kahjuks tihti, vähemalt minu elukogemuse põhjal küll juhtunud nii. Aga mina siis õpetan sellest Practical Consciousnessi baasõpetuse meetodist võib-olla seda algosa, mis õpetab siis minu õpetatuna just, kuidas vabaneda nendest emotsionaalsetest reaktsioonidest, mis on seotud mitte ainult toiduga, vaid söömisprotsessiga. Meil on nii palju söömisharjumusi, söömiskäitumisi, ideid, mõtteid, emotsioone söögi osas. Söök täidab nii palju funktsioone meie elus. Kellel on söömisprobleem, teab, et söök on parim sõber, parim armastaja, parim terapeut, parim naaber, parim seltsiline, tulekustuti, valuvaigisti, meeleolu tõstja ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult on ju söök ikkagi keha jaoks. Või siis ka maksimaalselt mingiteks sotsiaalseteks olukordadeks, et nautida. Ja ühesõnaga, mis teeb selle meetodi võib-olla eriliseks või miks sellist varem ei ole olnud ja miks raamatut ka saatis Amazonis suht kiiresti edu,
on see ja mida ka paljud psühhoteraapia valdkonna esindajad maailmas on öelnud, on see, et seni on vajaka olnud selline meetod, mis aitab sul vabastada emotsiooni lihtsasti, sul ei pea olema mingit õudset mediteerija kogemust, sa saad ta lihtsasti vabastada, kiiresti, sa ei vaja selleks eritingimusi, sa ei pea nagu astuma kõrvaltuppa või istuma joogamatile, sa ei vaja kellegi abi, sul ei ole vaja sinna kõrvale abistajat, sa saad seda teha individuaalselt, kui meetod on selge kiiresti ja samal ajal, kui elu aset leiab, näiteks isegi peretüli ajal, isegi töökoosoleku ajal, nähtamatult, nii et keegi ei saagi aru, et sa parasjagu vabastad emotsiooni. Ja mida see teeb, on see, et see ei vabasta, nagu ta vabastab ära selle reaktsiooni tekke põhjuse väga sügavalt alateadvuse tasandilt. See on ka põhjus, miks see enam ei kordu sellises olukorras. Kuna emotsioone meie elus on olnud palju, kas me oleme teadvustanud seda või mitte, siis loomulikult nipsust see asi ära ei kao, aga ma jagan mõningaid näiteid inimestelt, kes on kasutanud seda meetodit söömisprobleemi puhul. Üks naine ütles, et aastaga ta rahulikult, märkamatult vabanes 10 kilost. Ilma trennita, ilma dieedita, aastaga, mitte 2 nädalaga, mitte 1 nädalaga. Aastaga lihtsalt vabastas emotsioone, mis ajavad üle sööma ja rahulikult aasta pärast oli 10 kilo läinud ilma pingutuseta toidu või liikumise valdkonnas. Nüüd üks naine kirjutab, et kõik toidud ei isuta enam. Üks ütleb, et need kilost, millest tahtsin vabaneda, kadusid kenasti, on siiamaani kadunud. Õpitud tehnikad on lihtsalt geniaalsed, aitavad kohe. Alates praktiseerimisest on ära jäänud terve hulk külmkapi reide. Elu on muutunud 180 kraadi mõnusamaks ja nii edasi, nii edasi. Mida ma tahaks siia võib-olla lisada on see, et see meetod ei õpeta piirama. Ehk sa võid, kui sul pole enam neid reaktsioone, mis ajavad sind üle sööma, siis minu kogemuse põhjal sa võid süüa ükskõik mida, sest pole enam seda mehhanismi, mis paneks midagi liiga palju sööma. Ja kui sa tahad kehatervist parandada, sul on võimalik ükskõik millist toitumisprogrammi edukalt läbida. Nii et sa saad läbida, sa saad selle keha puhastuse, tervise paranduse, keha toitmise, spetsiaalsete toitude abil näiteks, mida just Terje teeb, et sa muutud selles tegevuses edukaks ja see tõeliselt nagu toetab su elu. Nüüd ma küsin korraks sellist asja, et kujuta korraks endale ette või vaata, et kui kaua see kaaluprobleem või see söömisprobleem on sul olnud. Vaata, kas see on olnud 10 aastat, 30 aastat, 5 aastat. Ja kui sul oleks võimalik valida, siis kas sa elaksid selle kaaluprobleemiga ilusasti elu lõpuni, võideldes, ennast kaaludes, kaloreid lugedes, dieeti pidades ja see kestabki elu lõpuni. Või kui sul oleks võimalik midagi teha, sellest kaaluprobleemist ise täiesti vabaneda, nii et sul ei ole enam sellist asja sees, mis ajab üle sööma. Ja sa võid elu lõpuni süüa ükskõik mida, ilma et kaalu tuleks juurde. Ja ilma, et sa toidu peale üldse mõtleksid või et see toit üldse mingi teema enam sinu jaoks oleks. Et kumma sa valiksid? Ja tahaks korraks veel üle korrata, et see vabadus siis ei tähenda seda, et sa võid nüüd olla perfektne piiraja, vaid see tähendab seda, et polegi enam mida piirata. Polegi vaja enam piirata. Dieet muutub kasutuks, välja arvatud juhul, kui sa tahad dieedi abil või toitumisprogrammi abil keha tervist eraldi parandada, võib-olla noorendada, turgutada, toita, sest me ju teame, et kõik toit, mida me sööme, ei toida tegelikult. Keha toidab midagi muud, võib-olla meelelahutuslikku vajadust. Et selles mõttes sinu võimaluste ring avardub ja söömine muutub rohkem nagu selliseks tegevuseks, mida sa teed siis, kui kõht on tühi. Ja kui kõht on tühi, siis minu kogemuse põhjal toit on mega hea. Nii hea. Ja kui kõht saab täis, öeldakse, et söögiisu süües kasvab. No minul söögiisu süües kahaneb. Sest mis kasvab, on see söögi-iha, emotsionaalne vajadus söögi osas, kui see on veel alles. Kui seda enam pole, siis süües keha ju hakkab täis saama toitu ja ühel hetkel keha vajadused on rahuldatud
ja minu kogemuse põhjal siis tegelikult kaob nagu toidul maitse ära, sa ei tahagi rohkem. See on see põhjus, miks tavalised sööjad suudavad, võib-olla olete ka näinud neid tavalisi sööjaid, nad söövad ja neil kahvel kukub poole pealt. Nad ei taha rohkem ja nad ei mäletagi enam, et nad sõid. Samas kui söömissõltlane sööb kõik ära või siis jätab natuke alles, sööb pärast nurga taga salaja juurde ja mõtleb veel terve õhtu sellest, mis ta sõi või kus ta edasi sööb või millal ta jälle sööb. Nii et söömine peaks olema savatavaline ja nauditav, nagu iga teine kehaline tegevus. Näiteks kui kehal on jahe, on ju mõnus kampsun selga saada, kui on palav, on mõnus see kampsun seljast ära saada, kui tahaks minna, on vaja tualetti minna, väga mõnus, kui saab minna, kõik seksuaalsusega seotud kehalised asjad on nauditavad tavaliselt, kui seal ei ole psühholoogilise probleemi juurde tekkinud. Kui keha on väsinud, on mõnus pikali visata, ehk igasugune kehavajaduse rahuldamine on tegelikult nauditav. Sest kui kehavajadus saab rahuldatud, siis keha saab jätkata tervena ja toimivana, võib-olla sellepärast on see naudingu element looduse poolt sinna lisatud. Nüüd ma korraks ühe sihukese näite toon veel, ma just suhtlesin ühe inimesega, kes kasutas väga huvitavat väljendit, ta ütles nagu, et me peame enesest võitu saama. Ehk söömissõltlastele ka öeldakse, et kuule, saa nüüd endast võitu, võta nüüd ennast kokku ja nii edasi. Aga ma küsin korraks niimoodi. Kui sa astud põlevasse tulle ja lähed põlema ja sa püüad endast võitu saada, et sa ei läheks põlema, on see võimalik? No see ei ole võimalik. Kui sa astud tulle, sa lähed põlema. Püüa endast võitu saada, palju sa tahad, sa põled ära. Et seetõttu ei ole vaja mitte võidelda selle tulega, vaid lahti saada sellest asjast, mis paneb sind sinna tulle üldse astuma. Sellest asjast on vaja lahti saada. Ja väike tuli ahjus, jaanituli, küünlatuli, kaminatuli, väga mõnus ju, kui tuli on nagu esineb normaalses vormis. Et samamoodi grillihooaeg on algamas, et rasvast grillliha võib ju sisse vitsutada. Miks mitte, kui sulle maitseb rasvane liha? Miks mitte, aga lihtsalt selle koguse dikteerib nüüd enam mitte psühholoogiline protsess, vaid keha. Palju sul reaalselt sisse mahub, nii et on veel normaalne olla. Kui rasvase grillliha söömine on ajendatud psühholoogilisest protsessist, siis ilmselt võib ennast lõhki ka süüa. Igal juhul võib süüa ennast siis, kes on ärganud hommikul toidupohmelliga, teab väga hästi, mida see tähendab. Nüüd, mida ma kutsuks, meil on jääb veel aega küsimuste jaoks ka, aga mida ma kutsuks üles sind tegema, on, kui sa seda veel ei ole teinud, siis ma soovitaks sul teha sellist asja, et kui sa avastad, et sa oled asunud üle sööma või kui sa planeerid üle söömist, vaikselt hakkad juba mõtlema, et kuidas ja mis ja näed, neid lähevad kodust ära, sellele ma ütlen, ma ei tule, oled üksi kodus, tõmbad kardinad alla, hakkad sööma. Et kas ülesöömise ajal, ülesöömist planeerides või lihtsalt toidule mõeldes, enne kui sa seda teed, sest teed ilmselt niikuinii esialgu, enne kui sa seda teed, võta korraks aeg maha, kas või mõneks minutiks ja kirjuta üles kõik mõtted, mis sul peas on parasjagu. Vahet ei ole, see mõte võib olla isegi selline, mul on kõigest kopp ees, miski ei aita, ainult söök on hea. Või et mida iganes. Ja ka kõik, mida sa tunned, näiteks ärevus, näiteks hirm, ma ei tea, homse koosoleku ees või tähtaegade pinge või sa ei tea täpselt, kuidas sul suhted selle inimesega on ja kuidas see kõik kujuneb ja mis sellest saab. Või sa muretsed laste pärast. Või sa oled nii väsinud ja sulle ainuke aeg, kus sa saad rahu enda jaoks on siis, kui sa õhtul, kui kõik magavad, sööd. Kirjuta üles, millest sa mõtled ja kuidas sa ennast tunned, kui sa oled astumas sinna söögilahingusse või juba kui lahing käib, kui sa avastad näiteks, et ups, ma olen hakanud sööma. Ja kirjuta mõned korrad üles ja kui sa avastad, et seal on teatud mustrid, et need korduvad, need mõtted ja emotsioonid korduvad ja kui sul tekib vajadus või tahtmine ära õppida, kuidas neist lahti saab, siis võta muga ühendust. Kirjuta mulle kas Instagramis Messengeri, Facebookis Messengeri või kirjuta mulle e-mail. Mul on lihtsam e-maili aadress ka, see on aigivahing@gmail. Ma saadan sulle rohkem infot, sest seda täislahendust ma õpetan Practical Consciousness kursustel. Mul on sel aastal veel 2 tükki tulemas.
sügisese oma kuupäevi ma pole paika pannud, suvise omad on olemas. Terje võib-olla saab panna lingi sinna chatti, kui sa tahad üles otsida sealt minu nimi sealt üles otsida sealt valimist, aga põhimõtteliselt isegi enne seda ma kutsuks sind üles, et sa avastad, et sul on ka reaalselt söömisega seotud mõtted ja emotsioonid, sa avastad, et need on korduvad, ehk seal on mingid mustrid ja sul tekib huvi, kuidas nendest lahti saada. Ma saadan sulle lisamaterjali. Osad teist on ka mulle juba kirjutanud, teile ma saadan kindlasti, aga kui keegi veel tahab, siis saatke mulle sõnum või email ja ma saadan teile juurde ja lihtsalt ütlen, et sellest teemast on võimalik täiesti vabaks saada. Ja nagu ma ütlesin, ma enam ei mäleta, mis tähendab liiga täis kõht ehk ülesöömine ja ma ei mäleta ka üldse, mida tähendab kaalutõus. Aga mina ei ole enam noor tütarlaps, nii et minu vanuses tavaliselt öeldakse, et kaaluga on kuidagi raskem, aga mul ei ole olnud. Nii et saab teha nii, et sa võtad selle aja, õpid ära, viid selle läbi. See ei ole 1 ega 2 päeva teema, see võib olla mõne kuu, see võib olla aasta teema, oleneb, kui pikalt see su elus on olnud. Näiteks üks naine käis mu kursusel ja 2-päevane kursus pühapäevaks tal enam ei olnud söömisprobleemi. Ta oli ära vabastanud. Minul ei läinud nii kiiresti, minul läks. Need, kellel on pikem staaž selja taga, nendel läheb natuke aega. Aga kui see on läbitud, siis on see teema jäädavalt laualt maas. Seda pole enam su elus. Ja sa saad elada teise poole oma elust või ülejäänud osa oma elust ilma söömis, kaalu, sõltuvusprobleemita. Nii et selles mõttes minu poolt praegu kõik ja olen valmis vastama kõikidele küsimustele, mis kas tulevad chatti või Terje jagab, mis on ette saadetud. Ühesõnaga küsige julgelt. Küsige julgelt, kui on küsimusi. Aitäh, Aigi, selle kiire sisutiheda oma kogemuse ja selle practical consciousness meetodi siis tehnilise poole jagamise eest. Minul on küsimus. Üks raamat tahtsin ka näidata. Just. Et see on siis nagu ahju soe, Amazon bestseller, 4. enesearengu kategoorias. Nii et väidetavalt pole sellist asja varem olnud. Ja seda raamatut saab siis soetada Lilleoru e-poest ning Amazoni kõigist lehtedelt. Minul on küsimus, sa rääkisid küll ülesöömisest ja söömise sõltuvusest, kuid laiendame seda natukene, et kaal iseenesest ei pruugigi ju tuleneda söömisest, et kas sa oled ka seda vaadanud, on sul ka oma klientide näol, kes kursusele tulevad, ka selliseid kogemusi? Minu käest on vahel küsitud just sotsiaalmeedias, kui ma olen nendel teemadel rääkinud, et söömine, ühesõnaga, et kaal on, kas sa mõtled siis seotud mingi haigusega, eks? Tegelikult ei. On palju inimesi, kes räägivad, et kaal tõuseb vaatamata sellele, kas ma üldse söön või ei söö, ehk siis neil ei ole sõltuvust toidust. Aga endiselt on probleem, kas siis kaal, mis tõuseb või on pidevalt selline stabiilne, kuid ebarahuldav. Mõistan. Siin nüüd võib olla 2-3 nüanssi minu kogemuse põhjal. Üks on see, et minu kogemuse põhjal söömisprobleem ja kaaluprobleem valdavalt on emotsionaalne ja näiteks ka seal söömissõltlaste programmis võis kohata inimesi, kelle kaal, hoolimata sellest, et nad läksid nagu õige toitumisrežiimi peale, nende kaal nagu ei kahanenud eriti. Miski sisemine, seesama sarnane mehhanism, mis paneb üle sööma, nagu reaalselt hoidis seda kaalu nii-öelda kinni. Ja mis seda kaalu kinni hoidis, oli selline nagu, ma ei tea, kas see Eestis ka nii on, aga näiteks Ameerikas on nii, et kui sa oled korralikult ülekaaluline, siis sa oled ühiskonnas nähtamatu inimene. Sa võid ringi liikuda,
aga keegi ei vaata sulle otsa, sind nagu ei nähtagi. Sa oled nähtamatu. Kui sa hakkad alla võtma, siis sa muutud nähtavaks. Inimesed hakkavad suga looma silmsidet ja see on paljude inimeste jaoks hästi hirmutav. Ja need on inimesed, kellel mingil põhjusel elus kaal on muutunud selliseks nagu puhvertsooniks tema ja maailma vahel. Et sa ei ole nagu vahetuskontaktis maailmaga, vaid sa oled nagu selle kaalu valli turvatsoonis. Sul võib-olla ei ole hea olla, sa võib-olla pole tervislik, aga sul on see turvapiire, on sinu ümber. Sa kannad seda kaalu kaasas nagu turvavesti. Ja nendel on olnud põhiline, neil on, kuna mul endalt seda kogemust ei ole, lihtsalt see on nüüd, mida ma nende käest kuulsin, kas on juhtunud elus midagi, kus ei ole olnud turvaline või teatavasti ju tütarlastele visatakse silma vastassoo poolt juba väga, keegi ei vaata, kas sa oled veel laps või ei ole. Nii et midagi on pidanud juhtuma, kus siis kas keegi lähedane või on nagu rikkunud seda turvalisuse tunnet ja siis on aretatud sinna peale selline kaitse, millest väga tegelikult näiliselt nagu tahetakse loobuda, aga tegelikult miski hoiab seda kinni, nagu ei lase lahti sellest ja nendel inimeste kaal kipub visalt langema. Siis teine põhjus, mis on ka, mida ma olen näinud ja kohanud, mis oli mul osaliselt endal ka, aga ütleme, et kui 99,5 või 95% sellest teemast on emotsionaalne, kui me räägime emotsionaalsest söömisest, siis mõtetel on ka oma osa, aga mitte väga suur, aga võib olla väga tugev. Näiteks kui Terje, sa ütlesid, et ükskõik mis ma teen, söön kuidas ma söön, kaal ei liigu. Söön vähe, söön palju, vahet ei ole, kaal ei liigu. Osadel on niisugune mõte, kõik mis ma söön läheb rasvaks. Minul oli selline mõte, et ma olen paks. Ma olen paks. Ja võib-olla kõige selgemini mõtete mõju, sest mõtetel on oma jõud. Näiteks ma küsin, kui sul on töökaaslane ja sa oled hakanud mõtlema, et ta pole usaldusväärne. Mingil põhjusel sul on tekkinud, et sa ei saa teda usaldada. Kas ta nagu tajub seda, mis sa arvad? Et sul on tekkinud temasse selline nagu, et sa mõtled kuidagi temast. Mis sa arvad, kas ta tajub seda? Ikka tajub. Ta saab aru, et sa mõtled temast kuidagi. Ta võib-olla ei tea kuidas, aga et see ei ole võib-olla midagi meeldivat. Et mõttel on oma jõud ja võib-olla siis parim näide, ma ütlesin, et minul oli selline mõte, et ma olen paks. Ja siis oledki. Ja see näide, mis ma tahtsin tuua, on see, et Põhja-Makedoonias oli üks naisterahvas, kes õppis ka selle meetodi ära ja samamoodi vabastab emotsioone, aga kaal kuidagi nagu ei läinud liikuma. Ja siis ta avastas, et tal oli selline mõte peas, et meie suguvõsas naised peale teist last lähevad selliseks. Ja ta vabastas ära selle mõtte, selleks on tegelikult Practical Consciousness 3. kursus, kus saab õppida neid vabastama. Vabastas selle mõtte ära ja järgmine kord, kui ma teda nägin, ta oli alla võtnud, normaalkaalu oli läinud. Tema õde küll ei vabastanud ära vist ja tal võib-olla oli see alles. Et see on üks põhjus, mõtete jõud. Üks põhjus on siis see, et kuidagi alateadlikult sa hoiad seda kaalu alal, sest see kaitseb sind millegi eest. Teine on siis mõtete jõud. Kolmas põhjus on väga proosaline. See on väga proosaline. Ja ma loodan, ma ei solva kedagi, mina olen kindlasti kuulunud ka nende inimeste hulka. Ma selgitaksin seda siis niimoodi, et mina ei ole neid saateid vaadanud, aga mul töökaaslane rääkis, et on olemas sellised saated, kus ongi siis söömissõltlased ja neile pannakse tegelikult koju kaamerad välja, et näha, mida nad tegelikult teevad siis söögiga. Ma ei tea, kas nad teavad seda, et neil on kaamerad või ei tea, igal juhul nad on konsensuse andnud. Ja mis siis tuleb välja, et inimene räägib, et ma söön täiesti normaalselt, ma söön tervislikult, ma ei söö üldse üle. Ma söön täiesti normaalselt ja ma ei võta alla. Ja siis kaamera pealt vaadatakse, kuidas mingil X tunnil see inimene läheb, tõmbab kõik pakid lahti, sööb kõik pakid tühjaks ja ongi kõik.
ja ta kas ei mäleta seda või ta eitab seda või ta ei taha teada, tal on külmkapp on tervislikku toitu täis, ta jälgib tervislikku toitumist, ta siiralt usub, et ta sööb tervislikult ja ta ei saa aru, kust ta kaal tuleb. Aga need hetked, need väiksed aknakesed, kus ta teeb selle kõrvalpõike, astub korraks kõrvale, tühjendab need pakid, astub ruttu rajale tagasi ja ütleb, et ma ei tea, kust see tuli. Et seda esineb ka ja seda minu elus kindlasti väga palju esinenud. Ma mõtlen, kas on 4. põhjus ka mõtete jõud, eitus, siis kaalust on saanud selline nagu kaitsevall. Need ongi vist praegu põhilised 3, mis mulle meelde tulevad, aga seda mõtete rolli ei tasuks alahinnata, sest näiteks minule oli ka sisendatud filmid, reklaamid, ajakirjad, et kui naine jõuab keskikka, ainevahetus läheb nii aeglaseks, et enam, näiteks ühes filmis ma konkreetselt nägin, et üle 40-aastane naine enam friikartuleid süüa ei tohi, sest see kõik läheb rasvaks ja kilodeks. Ja praegu ma võin süüa friikartuleid 2 suupoolega, ma lihtsalt ei söö neid iga päev, võib-olla isegi iga nädal, sest nad ei mõju kehale tegelikult kõige paremini, aga meelelahutuse mõttes ma võin neid aeg-ajalt ükskõik kus, ükskõik kellega süüa. Ja ei lähe kõik kilodeks ja ei lähe kõik rasvaks ja ei ole ainevahetus aeglaseks jäänud. Vastupidi, ainevahetus on võib-olla isegi normaalseks läinud. Nii et see mõtete, uskumuste, sisendatud mõttemustrite jõud on hästi suur. Ka see, et kõik, mis ma söön, läheb rasvaks. No aga siis lähebki. Ja see võib olla mitte meiega kuuldud, see on kuskil lapsepõlvest näiteks alateadvusest salvestatud, kellegi olek näiteks või mingisugune hoiak või mingisugune hüüdlause, mida sa üldse ei ole teadvustanud. Nii et aitäh, Aigi. Paks laps, ilus laps. Paks laps, ilus laps, täpselt. Nii et mõtteainet on küllaga, seda kõike te saate süvendatult siis kätkeda ja läbi töötada, mis teie jaoks just see mõjur on või mõjurid just sellel samal kursusel, mida Aigi läbi viib. Ma omalt poolt võin soovitada absoluutselt igasugune sõltuvus on põhjus, miks minna, teha endaga see läbi ja siis ka jätkukursused läbi teha. Enda jaoks absoluutselt parim investeering, leidke see aeg, kui vähedegi võimalik. Aga nüüd ma natukene küsin veel küsimusi, et meil on siin väike chat, kus siis inimesed küsisid veidikene. Üks küsimus, mis on küsitud, miks on nii, et kui peast käib läbi mingi mõte, näiteks ei söö magusat, siis alles magusa isu tuleb. Nii, siin on 2 põhjust minu kogemuse põhjal. Üks on see, et igasugune piirang, teate ju küll, iga kord, kui me paneme piirangu endale, me ju paneme selle elu lõpuni. Tänasest ma enam nii ei tee, tänasest ma hakkan korralikult, tänasest on nii ja see piirang ju on elu lõpuni. See ei ole ju nii, et 3 päeva ei söö magusat, me kõik teame, et me ei saa nii väikest eesmärki omale panna, eks, et alla võtta 20 kilo 1 nädalaga. Nii et me paneme selle korraliku piirangu määramatuks ajaks ja isegi kui see piirang on näiteks mingiks dieedi ajaks, näiteks kuuks ajaks, siis sa tegelikult juba vaikselt ootad, millal see lõpeb, see dieet ja millal saab jälle normaalselt sööma hakata. Aga kui ta ei ole dieedi raames pandud, vaid ta on pandud, kõik aitab mulle sellest pullist, ma enam magusat ei söö, ma ei ole ebanormaalne inimene, mina söön nüüd ainult tervislikult. Kõik piirang läheb peale, mis siis pihta hakkab? Tegelikult algus oled õnnelik, oled rahul, naudid paremat tervist, puhkad paremini, põletikke ei teki nii palju, sööd vähem magusat, kõik need hüved registreerid ära ja siis hakkab pihta. Tahaks magusat, ei sobi see tatlikke, ei sobi see vinamari, ei taha rosinat, tahan šokolaadi, tahan jäätist, tahan seda. Ja mida rohkem sa ennast piirad, mida pikemalt sa piirad, seda, no sa tead ise, mis pidu algab pihta siis, kui sa otsustad sellest piirangust lahti lasta. Et seetõttu see piiramine, kui keegi imestab, miks ta sööma sööstud on, siis tõenäoliselt sööma sööst järgneb piiramisele. Nüüd mina ei ütle, et lase kõik valla ja söö nagu, ma olen lasknud valla, võtsingi 20 kilo 2 või 3 kuuga juurde. Aga tuleb ikkagi leida viis, kuidas
kuidas see nagu bullterrier või kes seal niimoodi nagu laamendab su sees või kes tahab seda, see osa sinust, mis tahab seda, selle osaga tuleks õppida midagi ette võtma, et teda poleks enam. Et üks on siis põhjus on see, et piirang. Teine põhjus, miks, kui sa mõtled, et ma ei võta magusat, oli vist niimoodi, on ju, ja siis just tahad magusat, on see, et mul on siin ka üks näide, mis muga juhtus, oli see, et ma ei tegelenud veel enesearenguga ega millegiga, minul oli ka ikkagi dieet ja dieedilt äralangemine, dieet ja dieedilt äralangemine ja olin parasjagu jälle dieedil, läksin parasjagu elasin Los Angeleses, mul oli proovi esinemine, aga tuli mõte ja see mõte tuli nagu pilv niimoodi taevasse, tuli mõte, et canceldaks, tühistaks selle kohtumise ja läheks sööma. Ja seal ongi üks koht, kuhu võikski minna ja siis läks edasi, ostaks veel kojutoitu, hakkaks pummeldama, on ju. Ja ma vaatasin, et nii kui see mõte tekkis, käivitus see iha, käivitus see ja ma sain aru, et see mõte lihtsalt juba selle nägemine oma vaimu silmas pani süljenäärmed tööle, emotsioon juba oli valmis sööstma. Ma ei tea, imekombel mul õnnestus sel päeval mitte seda teha, aga väga tihti ka ei õnnestunud. Nii et see mõte, mis tekib, et ma ei võta magusat, piirang, keela endal midagi ja sa saad kohe aru, kui väga sa seda asja tahad, on üks põhjus ja teine põhjus on see, et see mõtlemine on ju sageli väga elav, seal on pildid, seal on videod, seal on isegi sa võid lõhnu maitseid, tekstuuri korraks tunda suus ja juba ongi kogu see probleem nagu käivitunud. Nii et see on selline komplekt reaktsioone. Ja siit nüüd Aigi viimane selline kokkuvõttev, kell on 9.01, viimane selline kokkuvõttev siis lause. Oi, nii, kus me oleme nüüd? Oi, kus see nüüd läks siis? Nii, viimane kokkuvõttev lause, mis siis tänase meie meeldiva vestluse ära lõpetab. Küsitakse, et tahaksin teada Aigilt täpset juhist, kuidas saavutada seda, mida ta on saavutanud. Kui sa oskaksid sellise paari kõige olulisema punktiga kokku võtta selle praegu siin, et inimene saaks siis vaadata edasi, kuidas tema läheneb oma teemadele, mis praegu on aktuaalsed seoses sõltuvuste, keha ja kaaluga. Kui nüüd panna see kõik paari punkti, siis kõigepealt ma soovitaksin jõuda arusaamisele, et sul on see probleem päriselt. Et see ei ole nii, et aeg-ajalt on ja tegelikult ei ole ja ma saan sellega hakkama ja see ei sega minu elu nii üldse ja üleüldse kõigil on. Et kui see on sellel tasandil, siis ei teki sellist valmidust midagi reaalselt ette võtta. Näiteks, kui sul on ikkagi mullahunnik toas, siis kui sa tahad taastada olukorda, kus sul seda, siis sa pead selle mullahunniku toast välja viima, et sa võid sinna panna linikuid peale, salvrätikuid peale, võid lükata voodi alla, aga see ei kao sealt ära. Et üks on see, et vaatad tõele näkku ja mul on sellega probleem. See on esimene samm. Nüüd teine samm on lihtsalt tee kiirülevaade, vaata, mida sa oled kasutanud selle probleemi lahendamiseks siiamaani ja kas ükski neist lahendustest on jäänud püsima. Kas sul on see probleem endiselt alles või sul on käsil lahendus, mis on selle probleemi tegelikult vähendanud või ära kaotanud. Et kui sa avastad, et see on selline nagu tsükkel, et sa justkui saad sellest lahti, tuleb tagasi, saad lahti, tuleb tagasi, saad lahti, tuleb tagasi, siis lihtsalt sul tuleb tõdeda, et sul ei ole veel seda lahendust. Sa ei ole seda veel leidnud. Nüüd järgmiseks ma soovitaks ise kindlaks teha, nagu ma siin webinaril soovitasin, tee ise kindlaks, et iga kord, kui see probleem käivitub, sest ta ei ole 24/7, näiteks kui sul hammas valutab, siis sa ei mäleta mitte midagi söömissõltuvusest. Või kui keegi sõbranna helistab sulle põneva uudisega, siis korraks, kui sa seda kuulad, sul ei ole söömissõltuvust. Et ta ei ole 24/7 järjepidevalt, aga aeg-ajalt on ta väga teravalt. Sel hetkel, kui ta on aktuaalne, kui ta on toimumas, vahet ei ole, kas sa, näiteks kui sul on bulimia, sa oled peapidi juba WC-potis või kui sul on kõik kapid kodus tühjaks söödud,
vahet pole, millal sa avastad, et sa oled selle probleemi küüsis, peatu ja vaata, pane kirja, mis emotsioonid ja mis mõtted sul on. Suvalised võivad olla, need võivad olla isegi siuksed asjad või et mul on kõri nii kõigest või et andke mulle rahu. Ära tsensuuri, ära ole seal, ära toimeta neid tekste. Ja kui sa avastad, et need on korduvad ja saad aru, et ainult selles ongi probleem. Probleem ei ole toitudes, probleem ei ole su kehas, probleem on ainult nendes korduvates mustrites. Siis ma soovitaks ennast harida emotsioonide osas rohkem. Variante on mitmeid, võid mulle kirjutada, ma saadan mõned enda loengute lingid, võid osta selle ingliskeelse raamatu või laenutada Eestist. Eestis on olemas ka emotsioonide raamat. Ingliskeelse versioon ilmub nüüd eesti keeles ka, sest ta on, ütleks niimoodi, kordades lihtsam kui see raamat, mis praegu Eestis saadaval on. Aga seal on ka tehnikad olemas. Hari ennast emotsioonide alal, mõista, loe, vaata videoid, kirjuta mulle, kui sa tahad materjale, et sa saad aru, mis see jõud inimese sees on, mis paneb meid niimoodi järjepidevalt käituma. Et sa mõistaksid, et reaalselt on midagi meie sees, mis paneb sind niimoodi käituma. Ja siis viimane samm on õppida ära need tehnikad. Saad õppida ka raamatu kaudu, saad seada atra, tulla kursusele, õppida see meetod ära, hoida ühendust koolitajaga, kes sulle seda õpetab, küsida juurde, kui on vaja, kasutada seda kuni võiduka lõpuni. Vahet ei ole, kas sa vahepeal libastud, kukud jälle sööma, vahet ei ole. Nii kaua, kuni sa veel sööd üle, nii kaua veel on midagi sinu sees, mis paneb sind üle sööma. Need, kes käivad koolitusel, ütlevad, et okei, 3 päeva vabadust, mingid söömisprobleemi, 4. päeval tuli jälle. Siis on veel vaja midagi natuke vabastada või lahendada. Kuni lõpuks sul hakkavad need, pole nädal aega mingit probleemi, pole 6 aega probleemi, siis tuli tagasi. Tule nagu tagasi, vaid sul oli veel midagi sees, mis on vaja lahti lasta. Ühesõnaga, ära jäta poole peale, mine võiduka lõpuni, suhtle oma koolitajaga, kui on vaja, küsi nõu, küsi vihjeid, suundasid, osale natuke järelõppes, et mitte ree pealt maha kukkuda. Ja see hetk, kui sul seda probleemi enam ei ole, see ei ole abstraktne. See ei ole selline, et ma ei tea, kas mul on või ei ole. See on selline hetk, kus sa avastad, nagu mina avastasin, see on läinud. Ma avastasin selle jõulude ajal. Ma olin valmis selleks, et ma söön ennast jälle kurguauguni täis, pärast on mitu päeva halb olla. Ja ma avastasin, et mul ei olegi enam võimalik üle süüa. Isegi kui tahaks, sest lihtsalt looduslikult pole võimalik. Ja mul olid nagu mesinädalad, jõulud olid nagu 4 päeva mesinädalad. Nii et see on avastuslik ja see on reaalne hetk. See ei ole abstraktne hetk. Aitäh, Aigi! Aitäh! Tänaseks olemegi lõpetanud, kell on 9.07, et kui teil nüüd, head kuulajad, tekkis huvi, tekkisid küsimused, siis Aigi jagas oma meili aigivahing@gmail.com ja chatis on ka link kursusele, kus te saate siis tutvuda selle kursuse sisuga ja ka kuupäevadega, millal need siis täpsemini toimuvad. Ja kogu Practical Consciousnessi siis õppemeetodiga ja ka jätkukursustega. Ma Terje võib-olla korraks täpsustan, et need lingid, need viivad nagu otse juba selle kursuse nagu ostu vormistamise juurde. Aga tegelikult, kui keegi soovib, siis ma saadan lisamaterjale, kus saab uurida natuke rohkem selle teema kohta. Ja või siis seda leiab ka, kui minna mitte Practical Consciousness, vaid lihtsalt Practical Consciousness lehele. Et siis leiab lisamaterjale, aga minu käest saab ka. Nii et kui kellelgi on huvi, siis kirjutage. Täpselt, ja me jagame need lingid ilmselgelt ka siis eventi alla, et kes on eventi attend pannud ja on seal Messengeri listis, siis saab jagada täpselt samamoodi seda linki ja sealt näha. Ja võimalik on ka järelkuulamine, mille lingi me ka siis saadame sinna eventi lehele. Aga suur aitäh, Aigi! Ja head kuulajad, ma loodan, et te saite endale siin taipamisi. Mina sain väga palju ridamisi erinevaid tehnikaid ja huvitavaid lähenemisi viise jälle. Ka lõpus kokkuvõtvalt aitäh, Aigi! Ja aitäh kõigile imelist kevadet, head teadlikku toitumist ja vabastamisi!
aitäh kõigile, ilusat õhtut ja rõõmsa jälle kuulmiseni. Aitäh, Heiki! aitäh, ilusat õhtut!